Tegelikult üldse, kuidas mina lapsena kalal hakkasin käima, miks mul see käes on, et mitte lantidega ja spinninguga, vaid pigem oli elussöödaga, et üks päev sa võtsid ette, püüdsid särge või kokre või siis oli veel üks variant, et kui sa läksid ahvenat püüdma, isegi augi sai niimoodi, aga püüdsid lepitsat ja viidikaid. Oleneb, mis röövkala sa püüdma läksid. Siin on ka erinevad rakendused, siin on koha jaoks ja haugipüügi jaoks ja tegelikult ahvena jaoks kasutasid ikkagi üksikut ühe haralist konksu, mitte siin kolmikut ei olnud, et see ahvena jaoks oli nagu liig. On väiksemad kolmikud ka, mida sa võid kasutada forellipüügil või mingi lõhelise püügil, sest tegelikult saab forelli püüda ka niimoodi, et näiteks meie Põltsamaal püüdsime isegi niimoodi, et sa kalapoest ostsid räime ja panid surnud räime, panid konksu otsa ja siis Põltsamaa jões voolu sees lasid ja forelli tuli. Minul oli see röövkalapüük pigem elussöödaga kui landiga. Landiga püük hakkas siis, kui ma siin veefissis hakkasin rohkem olema, et lant ei olnud nagu minu teema ja minu kodus eriti landi loopimist ei propageeritud, pigem oli elussööt ja siuke püük. Ütleme siin, et kui panna mingi suurem sööt otsa, et suurem särg, et suuremat augi, tavaliselt on nii, et mida suurem sööt, siis on suht kindel, et suurem kala on ka haug otsas. Et ma kardan, et kui panna mingi normaalne särg siia otsa, siis võiks meil endal ei ole vist praegu siin poes, ei tegelikult vist oli ka, siin on selliseid suuremaid korke ka, siis mina paneksin suurema korgi siia, aga kui on väiksem sööt, sellised kogred asjad, siis on täiesti piisav see kork. Aga elussöödaga on see pluss, mis mulle meeldib, et sa viskad sisse, sa ei pea loopima kogu aeg ja kala ise ujub ja mängib ja saad rahulikult istuda. Meil isegi mingi aeg oli niimoodi, et meil oli keldris siuke suur nõug, vesi oli sees seal, mäletad, kas see oli mingi 200 liitrit või vahepeal oli isegi mingi väiksem vist, mingi 100 liitrine, kus meil olid elussöödad sees, lepitsad ja kogred ja särjed, siis sa läksid lihtsalt keldrist, võtsid ja läksid kalale, muidugi sinna tuli juurde kogu aeg püüda ja siis meil oli isegi ööussid olid suures 100-liitrises mulla sellises vaadis olid ööussid olid olemas ja neid sai omamoodi käia taskulambiga lapsena seal, ma mäletan, ümber maja kassid muru ja siis pimedas läksid, noppisid neid seal, kui nad välja tulid öösel ja vihmaussid olid seal ja täielik siuke kalamehe elu. Ma olen siin mõelnud ka, et võib-olla peaks seda veidikene taaselustama, et näitama, kus ma lapsepõlves kalal käisin ja muidugi õnged ja asjad olid siis totaalselt teised, et osad õnged olid mingid Vene ajast üldse ja siuksed rakendused olid ka hoopis teistsugused, et